Tere tulemast, kallid veevalajad, siin on teie juunikuu ülevaade. No nii, kallid veevalajad, mida me igatseme? Ehk siis just nagu tahaks midagi, aga ei tea täpselt mida, tahaks kuskile edasi liikuda, mingid uued võimalused ja algused on juba tekkinud, aga täpselt ei ole kindel. Aga just nagu tahaks, aga ei tea täpselt, astuks selle sammu, aga ei julge. Võib-olla on see seotud teie finantsolukorraga ehk siis kas töökoha või elukoha vahetusega, aga põhiline hirm, mida ma näen, et siin on äkki ma mängin ennast veel halvemasse majanduslikku seisu. Ja kui te ainult raha peale mõeldes oma otsuseid teete, siis te teetegi endale karuteene ja satutegi sellesse halba majanduslikku seisu, ehk siis teie kindlus seisab teie faktides. Jätke esialgu majanduslik kasu kõrvale, kui te sellest mõeldes otsust soovite luua, sest just see fakt suudab teid täiesti teelt kõrvale juhtida. Kui te lähete raha järgi, siis te jääte sellest ka ilma. Ja ma ei pea silmas, et te jääte täiesti ilma millestki, vaid te just saate seda, mida te kardate. Ehk siis pigem endale kindlaks jääda, minna, teha, julgeda, kui et istuda ja oodata ja mõelda, et äkki need asjad lähevad ise. Ei, nad ei lähe ise. Te peate ise looma selle ja mitte minema nii-öelda rahalõhna peale, sest sellega te kaotate rohkem, kui te võidate. Ja teie nii-öelda hirmud saavad pigem teoks. Ehk siis minema te peate. Te ei saa seisma jääda siia ja mõtlema, et äkki asjad juhtuvad teie jaoks ise või tuuakse teile midagi kandikul, kindlasti mitte. Otsus on tarvis teha, edasi liikuda on tarvis ja seda tehes kaaluge kõrgemal positsioonil kõiki teisi aspekte ja viimasena alles majanduslikku. Sest teie majanduslik seis ei ole nii halb praegusel hetkel, et te peaksite selle pärast hirmu tundma. Pigem näen, et on stabiilne seis, aga oma tegevusetusega võite te selle ise maha mängida ehk siis kaotada. See, mis teil silmapiiril on, selle järgi tuleb minna ja minge südame järgi, mitte mõistuse või teiste inimeste mõjutuste või otsuste järgi. Ainult iseenda südame ja soovide järgi. Aitäh ja olge hoitud!